no võib-olla sellega on ju kerge nõustuda, aga siin on mõneti vastuolu, eks, et kui lihtsalt huvi on võib-olla rohkem siin vaadata, mis siin ei klapi, et kui Eesti ajalugu vaadata, on tõepoolest olnud selliseid katseid tagasi pöörduda ja need võnked või ohud, mida on tajutud, mis on pannud vaatama tagasi ja mõtlema, et võib-olla meie riigikorralduses on midagi väga valesti. See on mõneti seesama tsüklilisuse küsimus. Suur šokk võib öelda Eestile ja ka riigiõiguslikule mõttele oli 1924. aasta 1. detsember. Kommunistlik riigipöörde katse, kus esimest korda tegelikult laiemalt hakati mõtlema, et tegelikult kogu meie riigikord on valel alusel ja põhiseadust tuleks muuta. Näiteks kindral Laidonerd ütles, et tema sellel hetkel mõistis, et meil on siiski vaja korraldavat kätt. Ja siis hakatigi mõtlema, et me siiamaani oleme siin omavahel vaielnud. See mõte ei olnud see, et nüüd meil on rohkem vaja omavahel kiskleda või vaielda, vaid see tagasipöördumine siis oli just, meil on vaja rohkem sellist vabadussõja vaimu, meil on vaja rohkem korda, meil on vaja rohkem vähem vaidlust, meil on vaja vähem kildkondlikkust. Ja siis mõneti see majanduskriis oli järgmine jälle selline tõuge, kus hakati mõtlema, et me oleme siin omavahel kiselnud, samas kui riik vajaks kindlamat kätt ja siis 30. aastatel. Nii et mõneti tõepoolest minna tagasi riigi põhiväärtuste juurde, miks mitte, aga kui seda mõistetakse nõnda, et see tegelikult tähendab demokraatlikust korrast ärapöördumist, siis mitte. Nii et võib-olla mina võtaks siit välja just selle mõtte, et riigi tugevus tuleb tema nende konfliktide aktsepteerimisest. Ja selle igapäevase sellega leppimise ja see mõte mitte see arvamus, et konflikt on nõrkuse tunnus. Sest et see on, kui me tuleme tagasi nende esimeste küsimuste juurde, ongi mõneti demokraatiat ähvardab see mõte, et peab olema üksmeel. Riiklik mõtlemine ei saa ometi olla kildkondlik. Et kui keegi mõtleb riiklikult, siis me jälle moodustame mingisuguse roodu. Ja kui on hakatud siin vahepeal kisklema, siis on jälle oht, näiteks Venemaa oht või on mingisugune pagulaskriisi oht, kogu aeg on mingisugune oht ja siis sageli on see mõte, et nüüd on vaja jälle riiklikku vaimu. Ja sellises olukorras tekivad sageli nii-öelda on siis erakonnad või parlamendi välised liikumised, mis väidavad, et meie esindame riiklikku mõtlemist. Meie ei ole erakondlikud, meie teeme seda, mis on riigile vaja. Ja iseenesest miks mitte, sest tegelikult seda ei saa ju ainult naeruvääristada, sest et sageli on tõesti nii, et riigil on mingid huvid, mis on üldine huvi ja mis läheb kuidagi nagu silmist kaduma poliitilises igapäevas. Aga mis on siin ohtlik, on just see mõte, et kui me pöördume tagasi mingi võnke või ükskõik mis põhjusel riiklikkuse juurde, siis kõik teised on kuidagi ebariiklikud, nad on riigireetjad. Ja sellises olukorras väga kergelt on käsi haarama mingite surveabinõude vahele, sest et me näeme seda Ungaris ja Poolas. Et kui on üks partei, kes esindab ennast riiklikuna, sellisel, kuidas ta saab lahkuda võimu juurest? Sest et kuidas saab riiklik mõtlemine nüüd ometi sellisel on midagi valesti. Kui rahvas valib kedagi teist, siis järelikult ei ole rahvas piisavalt riiklikult mõelnud ja nii edasi. Nii et siin on ohud ja sageli need demokraatia ohud kasvavad välja mitte millestki, te küsisite enne, mis on see märk, et me liigume türannia poole, et need kasvavad välja mingisugusest antidemokraatlikust hoiakust, aga seesama hoiak võib olla nii demokraatlik kui antidemokraatlik, näiteks seesama mõte riikliku mõtlemise poole, milles ei ole midagi halba, või demokraatia parendamise poole, selles samuti ei ole midagi halba, aga siin on alge selliseks, ma ütleks isegi totalitaarsuseks see mõte, et on üks mõte ja kõik teised on reeturid.